Selle aasta pressifotopiltide valikut ma hindan heatahtlikult, sest et ilmselt kõik olid otsinud oma parimad pildid välja ja saatnud nad siia. Ja tänu sellele, ma arvan, oli siin väga korralikult selliseid tugevaid pilte. Muidugi üks asi, mida võib-olla peaks ütlema, et fotograafidel võiks võib-olla olla kohati rohkem kriitikameelt selles osas, mida nad sellisele konkursile saadavad, et ei saa nagu öelda üldtaseme koht üldiselt, tipud olid väga tugevad, aga kuskil seal alumine pool oli selline, mida võib-olla ei tahaks lehte panna või siis ei ole nagu midagi erilist, sellist nagu suursündmust. Aga eks ongi tegelikult igaühel endal on väga raske oma pildi üle hinnata ja eks ka žüriil siin ühe päeva jooksul on päris raske hinnata. Ja oli küll selliseid töid, mis kohe eristusid ja silmaid tekitasid sellise üllatusefekti, aga ma ei saa öelda, et kõik nad oleksid ka lõpuks isegi nominentide hulka jõudnud. Et žürii on 5-liikmeline, igaühel on siin oma hääl, koos anname punkte ja võib juhtuda siis selle käigus, et võib-olla mõni kõige üllatavam pilt lõppvalikusse ei jõudnudki. Esimese ma juba soovituse ma ütlesin, et vaadata oma pilte väga kriitiliselt, et kas seal on ikkagi selline kuidagi suurem lugu või sündmus taga, et ta ei ole lihtsalt üks õnnestunud või lihtsalt üks hea tujuline pilt. Ja teine soovitus on, mida on tihtilugu väga raske teha, kui sa teed eriti mingisugust uudisfotot või asja, on see ikkagi, et otsida seda pilti kandvat motiivi. Et selle kaudu edasi anda, kuidagi seda nagu võimendada ja kui sul on see kandev motiiv olemas, sa oled leidnud selle asja, mida teha, siis ikkagi vaadata seda üle, et mis seal taustal taga ja igal pool mujal toimub, et meil oli mitmeid häid pilte, mis olid nagu meie üsna seal lõpliku valiku lähedal, aga mille me lükkasime selle pärast kõrvale, et kuskil mingisugused asjad nagu ilmselgelt häirisid ja nendele polnud fotograaf tähelepanu pööranud koha peal. Selle aasta pressifotode konkursi piltide valik oli, peaks ütlema, väga sinnast seina. Et oli väga häid teravaid töid, aga samuti oli mingeid asju, mis kuulsid enam-vähem sinna talendivooru esimesse vooru, talendisaate esimesse vooru, et oleks pigem võinud kodusid vaadata ja sugulastele näidata. Võib-olla ma ei osanudki vaadata seda taseme erinevust. Tõepoolest, mõned on teinud väga palju tööd ja näinud vaeva ja oskavad asja teha, aga samas, kuidas sa valid, kui on hea lugu, aga teostus on selline, et tagasi 7. klassi. Aga see oli hea uudis muidugi, et oli väga palju väga kõrgetasemelisi töid. Minu kui pigem fotograafi kui ajakirjaniku soovitus on selline, et õppige valgust vaatama. Vaadake, kasutage valgust ja mõelge valgusega kaasa. Ja samamoodi vaadake võib-olla kompositsiooniraamatu üle. Et me pidime jätma kõrvale mõned väga head pildid, mis olid väga mõnusa looga, aga lihtsalt ei küündinud kuidagi tehnilisel tasemel, siis ütleme sellisele tasemele, et neid saaks kusagil näitusel esitada või siis suurelt välja panna. First of all, it was a great experience for me too, because I did it for the first time. And surprising is that you have such contest every year. We have no such tradition. I think the level is the same. I find rather few stories, strong stories, so I know it's rather hard to work with stories because it takes much time, but I recommend to. Within the 4 categories that we watched today, I would say the news category was the strongest. It was the one who took us the longest amount of time to decide altogether. It was also interesting for me to discover the news, what happened here in Estonia over the last year. I'm happy with what we selected as nominees at the end. I would say the portraits category, because there was a lot of people that I didn't know that I discovered. There was some very intimate portraits that we've seen, some very well-crafted scenarios, environment. What I would recommend to push further would be the series, the stories, especially in the contemporary section, in which like many photos represent stories. It would be interesting to see some deeper level stories or project we could film made on a longer term scale. See tase, mis tänavu oli pressifotol, on nagu kahetiselt tunded, et ühelt poolt ei tahaks ühtki fotograafi solvata,
et ja teiselt poolt jällegi, et noh, kogu see paremik, mis aasta jooksul on läbi jooksnud silmadest, oli esindatud ja mis mind ennast nagu, kuna ma olen kirjutaja, siis kõige rohkem nagu vaatan seda lugu seal taga, et sageli nad ei ole tehniliselt kõige paremad. Enam-vähem need, mis ma nagu vaimusilmas nagu meelde tuletasin, siis need fotod olid tegelikult siin esindatud. Muidugi on näha natukene seda vahet, et ka maakonnalehtede fotosid, kui ma vaatan, et siis need olid täiesti olemas ja nad olid ka seal nominatsioonides. Aga tahangi öelda, et ükski fotograaf ei tohiks nagu mõelda nii, et maakonna oma või Eesti või et siin oli ka maailmas tehtud pilte täiesti nagu tasemel. Et ei tohiks ennast niimoodi asendada kuhugi. Et oleks fotograaf, foto igal pool. Tegelikult ei olnudki üllatus. Üllatus oli see, et žürii üldse nagu ei vaielnud eriti palju. Keegi kedagi maha ei löönud, et kõik olid suhteliselt vaiksed ja sõbralikud, kuigi ütleme ausalt, ega siis see ongi nagu žürii valik, et tegelikult fotograaf teab, et tema pilt on kõige parem. Iga fotograaf on ju, et see on nagu selle žürii valik lihtsalt ja oli ka mõni minu lemmikfoto jõudnud sinna näiteks. Tulebki lihtsalt tulistada, ega siin midagi ei ole teha, ega aeg on ka vaja, et muidugi tahad mingi lugu jutustada fotoga, et selleks on aega vaja, seda kunagi ei ole ühelgi ajakirjanikul, fotograafil ja isegi žüriil tegelikult. Et see ongi väga nagu kiire asi, et sa pead, sul peab õnne olema lihtsalt, kui sa tahad nagu ühe klõpsuga pildi kätte saada, igaüks teab seda. Et lihtsalt üritada ja mõelda suurelt.